räägime mõne aja pärast. Tänase webinari sisuks on siis kampaania planeerimine ehk siis mis on need elemendid, mida peaks võtma arvesse, kui sa hakkad näiteks Black Friday, Musta Reede kampaaniat üles seadma. Ja teemad, mida me katame, ongi siis sihtgrupi valimine, kuidas mõelda välja, kes on need inimesed, kellele see kampaania on asjakohane. Kuidas analüüsida konkurente, kuidas enda väärtuspakkumist ja sõnumeid saada selgeks, kuidas turunduskanaleid valida, eesmärke ja võtmemõõdikuid valida ning aega ja tegevust planeerida. Seda on omajagu, aga kindlasti sellise üldise ülevaatliku plaani saab tänase peal kokku. Ja lõpuks ma annan sõna siis Evelinile, kes siis räägib, kuidas Softloansi saab kasutada, et turundustegevusi ja laoseisu suurendamist tipphooajal finantseerida. Edukas kampaania on selline, kus sa õigel hetkel õige sõnumiga jõuad soovitud inimesteni. Ja kui mõtleme sellele, siis see väga loogiline alguspunkt, kust seda lahkama hakata, on just see soovitud inimesteni. Me peame teadma, kes on need meie kõige olulisem sihtgrupp, kelleni me peame sõnumi viima. Ja mõned teist on võib-olla teinud juba kliendi persoonade loomist, aga see on kindlasti harjutus, mida ma soovitan läbi teha. Ehk siis sa mõtled, kes on sinu ettevõtte keskmine klient ja mõtled seda nii detailselt, et võid isegi enda kliendi profiilile panna nime, mõtled, kui vana ta on, millised on tema harjumused, hobid, mis teda elus motiveerib ja samas ka turunduse mõttest sellised praktilisemad nurgad, et mis sotsiaalmeediat ta kasutab, mis otsingumootorit kasutab, mis seadmeid ta kasutab igapäevaselt ja millised on tema brändi eelistused. Ja kui meil on need profiilid oma klientidele välja mõeldud, siis on juba oluliselt lihtsam panna paika turunduskanalid, mida võtta fookusesse, kuhu, kui palju investeerida, sõnumeid ja väärtuspakkumist panna paika. Kui me teame, mis inimest motiveerib, teda drive ib, siis me oskame talle enda tooted panna sellesse samasse õigesse konteksti. Ja kliendi profiil ei pea kindlasti ainult üks olema ettevõttel, et täiesti sõltuvalt, mida su ettevõte pakub, mis tooteid või teenuseid, võibki olla mitu väga erinevat sihtgruppi, et seda harjutust võibki siis erinevate tootegruppide põhjal näiteks teha, aga sellele pead ise otsa vaatama, et kui palju on neid erinevaid kliente. Ja kindlasti saab kasutada ka andmeid näiteks Montonio keskkonnast selleks, et saada aru, milline on see inimeste kliendibaasi breakdown. Ja kui mõtleme klientidele, siis üks on see, et kes nad on, aga teiseks ka kliendi teekond on suhteliselt pikk tihti ja kliendid võivad olla kliendi teekonna väga erinevates faasides. Et näiteks inimene, kes on meilt kuu aega tagasi juba ostnud midagi, ta on meie uudiskirjades, jälgib meid sotsvõrgustikus, temani saame jõuda ühtede kanalite sõnumitega, aga samas võib olla täpselt samasuguse profiiliga teine inimene, kes võib-olla isegi ei tea, et meie bränd eksisteerib, aga meie tooted ja pakkumine on väga asjakohane talle. Ehk siis tasub alati mõelda ka seda, et millises kliendi teekonna etapis mingid kliendid asuvad. Ehk siis on potentsiaalsed kliendid, kelleni me soovime mingi hetk jõuda, kellega meil mingit kokkupuutepunkti veel ei eksisteeri. Teiseks on inimesed, kes juba mõtlevad ostule, neil on olemas see vajadus selle toote või teenuse vastu, mida sa pakud. Kolmas grupp on inimesed, kes on valmis ostma, neil on rahakott on laua peal, nad guugeldavad erinevaid veebipoode, erinevaid brände ja on selles otsustusfaasis, et mida ja kellelt täpselt osta. Ja neljas grupp inimestest, need on need, kes on oma teekonnaga jõudnud juba selleni, et mingil hetkel nad tegid sinult ostu. Ja pärast me räägime ka sellest, kuidas igas selles etapis me saame ja peaksime kasutama nii erinevaid sõnumeid kui ka erinevaid turunduskanaleid, et see kampaania edukas oleks. Räägime natuke sihtimisest.
ja mul on siin välja toodud kolm erinevat sihtimistüüpi, kui me näiteks investeerime makstud meediasse, kas Google Adsis või Meta Adsis. Esiteks lai tootele asjakohane sihtimine, ehk siis kõik inimesed, kellele see teema on asjakohane, me tahame nende silmade ette jõuda. See võib olla siis vanuse, asukoha, huvide ja mille iganes baasil. Neil ei pruugi mingit eelnevat kokkupuudet olla meie brändi, meie toodetega. Seal on suur käibepotentsiaal, sest neid inimesi on tõenäoliselt suhteliselt palju, aga kuna meil eelnevat kokkupuudet pole, siis ostumäär, konversioonimäär on pigem madal, seal on kõrge konkurents tähelepanu eest ja madal usaldus, mis seda siis all hoiab. Siin on näide, kuidas Meta Adsis siis seda tüüpi sihtimist kasutada. Ehk siis, kui mul on mänguasja pood, ma saan sihtida inimesi alates 18. eluaastast terves Eestis, kellele pakuvad huvi kaisuloomad. Neid inimesi on suhteliselt palju, ma jõuan paljudeni ja väike osa siis on võib-olla minu kampaaniast huvitatud. Teist tüüpi sihtgrupp on taas turundus ehk retargeting, remarketing, heal lapsel mitu nime. Ehk siis me soovime jõuda inimesteni, kellel juba mingi kokkupuude on meie kas brändiga siis läbi meie veebilehe või sotsiaalmeedia kanalite. Ehk siis seal on mingi usaldus ja kaasatus juba varasemast olnud, nad on näiteks meie Facebooki postitusi laikinud või meid jälgivad või on käinud vaatanud meie tootelehti. Konkurents tähelepanu eest on endiselt kõrge, sest me peame samade kanalite kaudu jõudma nendeni nagu ka kõik teised. Aga käibepotentsiaal on siin pigem keskmine, ostumäär samuti keskmine, just sellepärast, et kui inimesel on olnud positiivne kokkupuude eelnevalt, siis on oluliselt lihtsam teha seda järgmist sammu temaga, et ta jõuaks ostuni. Ja siin on ka näide, kuidas Meta Adsis on kasutatud Metapikslit, et näidata, teha sihtgruppe inimestest, kes on külastanud viimase 30 päeva jooksul meie toodete alamlehti ja me saame neile siis reklaame näidata. Ja kolmas sihtgrupp, mis on kõige atraktiivsem kindlasti, on need inimesed, kes on meilt juba ostnud. Ehk siis neil on teadlikkus meie brändist, meie poest, meie tootevalikust. Kui nad on ostu teinud ja meie pakutav toode oli ka kvaliteetne, siis on ka positiivne ostukogemus ja tohutult suurem usaldus kui nendel inimestel, kellel ei ole meiega eelnevat kokkupuudet. Ja neid inimesi on meil ka lihtsam ja soodsam kinni püüda. Ehk siis meil on nende kontaktandmed olemas, nad tõenäoliselt on aktiivsed meie sotsiaalmeediakanalites, pluss me saame neid sihtida ka retargeting reklaamidega. Ostumäär on loomulikult kõrge, sest usaldus on olemas ja käibepotentsiaal on ka pigem kõrge. Aga see sõltub jällegi sellest, et mis tüüpi tooteid või teenuseid sa pakud. Ja siin on näide, kuidas Meta Adsis saab teha sihtgruppi olemasolevatest klientidest, ehk siis kasutades Metapikslit. Ma kogun kokku kõik inimesed, kes on viimase 30 päeva jooksul teinud ostu ja saan enda reklaame, sõnumeid nendeni viia. Nüüd räägime natuke konkurentide analüüsist. Kui on tulemas kampaania, siis esiteks sa tahad teada, kellega sa konkureerid, sa tahad teada, kui suurt allahindlust konkurendid pakuvad. Sest kui konkurent pakub -30 ja sina lähed -10-ga, siis ilmselt on päris keeruline konkureerida. Ja samas ka kui konkurent pakub -30, siis ei ole sul mõtet -70-ga minna. Siis annad tohutult palju marginaali ära. Me tahame ka teada, millised tooted ja tootegrupid on kampaaniate fookuses, milliseid reklaamvorme konkurendid kasutavad teatud kampaaniates, keda nad sihivad ja milliseid visuaale ja sõnumeid nad kasutavad. Ja reklaami poole pealt meil on paar väga head tööriista tekkinud viimaste aastatega, mis annavad meile seda infot.
esiteks Google Ads Transparency Center. Siin on ka link, soovitan kõikidel, kes ei ole kokku puutunud, seda vaadata, kus saab siis otsida kas domeeni või reklaamija ettevõtte nime järgi ja sa näed kõiki reklaame viimase aasta jooksul, mis on neil jooksnud. Ja see info iga reklaami kohta, seda on päris palju ja sealt me saame päris palju kasulikku informatsiooni. Esiteks, millal see reklaam jooksis, mis vahemikus, millal esimest korda ja millal viimast korda ta oli laivis. Ja kuna me näeme viimast aastat, siis põhimõtteliselt eelmise aasta Musta Reede kampaania reklaamid on veel nähtavad sealtkaudu. Me näeme ka reklaami teemat, mis on Google'i enda poolt kategoriseeritud, formaati, kas see oli tekst, pilt või videoreklaam, reklaami sisu variatsioone. Kes on reklaamidega kokku puutunud, siis teab, et tänapäeva reklaamiplatvormid tihti lasevad üles laadida suure hunniku tekste, pilte, videosid ja siis ise kombineerivad need reklaamid kokku. Ehk siis siin sa saad ka näha, millistes variatsioonides neid asset eid siis reklaamiplatvorm kokku kombineeris sinu konkurendile. Näeme ka näitamiste mahtu, mis tuleb küll 90-päevase viivitusega, ehk siis see sul käimasoleva kampaania infot ta kohe sulle ei näita. Aga kui me tahamegi näha eelmise aasta kampaaniaid, siis see info jällegi seal kenasti olemas. Ja me näeme ka väga üldiselt, milliseid sihtimise ja välistamise tüüpe on see ettevõte selle konkreetse reklaami puhul kasutanud. Ja Metal on sarnane tööriist, kus saab otsida näiteks märksõna baasil, ehk siis võid panna otsingusse Must Reede ja ta näitab kõiki reklaame, kus siis oli mainitud Musta Reedet sees. Või siis saab otsida ka ettevõtte lehe nime järgi, näiteks siin Top Auto, siis ta näitab kõiki Top Auto reklaame. Sarnaselt nagu Google'il, siin näeb viimase aasta aktiivseid ja arhiveeritud reklaame. Ja informatsioon suuresti on siin sarnane, mis Google'is. Näiteks reklaami esmase ja viimase näitamise kuupäevad, platvormid, kus reklaami näidati, sihitud ja välistatud piirkonnad, vanusevahemik, sugu ja ka reklaami ulatus, ehk siis mitme inimeseni reklaam jõudis. Ja seda ulatust näeb ka asukoha, vanusegrupi ja soo lõikes. Ehk siis see annab päris hea ülevaate, kelleni konkurent enda sõnumeid proovis viia. Ja et ennast siis positsioneerida selle analüüsi baasilt, kõigepealt peabki küsima, kes on konkurendid ja kui teed selle analüüsi, siis kui saad vastuse, kui suurt allahindlust konkurendid pakuvad, siis sa oskad ise valida allahindluse suuruse, mis oleks konkurentsivõimeline. Kui sa tead, milliseid tooteid või tootekategooriaid kasutavad konkurendid kampaanias, sa oskad ise valida kategooriat, millega saad konkureerida. Ja sarnased vastused ka teistele küsimustele. Kolmas oluline punkt on väärtuspakkumine ja sõnumid. Isegi kui on tulemus Musta Reede kampaania, siis toote või teenuse väärtus ja selle eristamine ja esile toomine on endiselt väga-väga oluline, et ei ole ainult hinnaga pommitamine. Ehk siis, millist väärtust sa pakud oma tootega ja mida klient sellest võidab. Sõnumid kui selline on rohkem kampaaniaga seotud ja edukas sõnum peab olema selge ja meeldejääv. Ja tihti sõltuvalt kampaaniast on ka sõnumite fookus hästi erinev, millest ka varsti räägin. Aga väärtuspakkumise mõttes üks hea raamistik on selline, kui sul on toode ja sa tahad leida nii-öelda ideaalset klienti enda tootele, siis tasub mõelda seda, millist väärtust see toode loob ja kas see toode on valuvaigisti mõnele valule, mida sinu potentsiaalsed kliendid tunnevad. Ja kui su toode aitab klientidel mingi tegevuse läbi viia, mida nad peavad tegema, see annab mingi kasu neile, mida nad ootavad ja mingi valuvaigisti, siis see väärtuspakkumine on selgelt seal. Et tasub alati mõelda, milline see match seal on. Ja kui me räägime kampaania sõnumitest, siis
Need on sõltuvalt kampaaniast väga erinevad. Musta reede kampaania on täies mahus hinna ja allahindluste kampaania, ehk siis ka tarbija, kui ta vaatab reklaame nüüd järgmise 3 nädala jooksul ja näeb Musta reede reklaame, siis ta eeldab, et seal on mingi tugev allahindlus taga ja kui seda ei ole enda kampaanias, siis sa pigem valmistad pettumust inimesele, kes läbi selle kampaania tuleb su lehele. Jõulud on kampaania, kus fookuses pole mitte nii väga hind, vaid valik. Tarbija otsib valikut, ta tahab erinevaid põnevaid asju, ta otsib lahendusi kingiotsingutele ja nii edasi. Ja on ka temaatilised kampaaniad, näiteks lihavõtted, kus tarbija reageerib sellele, kui hästi sinu tootevalik kampaanias läheb kokku selle konkreetse teemaga, mis on hetkel fookuses. Ja see, mida tarbija hindab, on ka see võitlusväli konkurentidega. Ehk siis, kui tuleb Musta reede kampaania, siis sa võid proovida mingi teise fookusega, aga pigem sa pead mõtlema, kuidas enda tooted ja kampaania sõnumid panna selle tarbija ootuste konteksti, ehk siis hinnad ja allahindlused ja teha seda nii, et see siis läheb kokku selgelt kliendi ootustega toote ja see väärtuspakkumise osas. Räägime ka turunduskanalitest. Kui me teame, kelleni me tahame jõuda, milline on see sõnumi fookus, väärtuspakkumine toodete puhul, siis me peame valima välja, mis kanalite kaudu me jõuame klientideni. Ma olen kanalid jaganud ise kahele teljele. Esiteks, meil on tasulised kanalid, tasuta kanalid ja olemasoleva huvi püüdmine versus uue huvi loomine. Ja noh, kui me vaatamegi näiteks üles paremasse nurka, olemasolev huvi ja tasulised, ehk siis väga selgelt Google Adsi otsingu reklaamid. Inimesed ise otsivad tooteid, meie saame ennast sinna pilti osta. Või siis võime vaadata alla vasakusse nurka, kus on tasuta ja uue huvi loomine, kuhu siis läheb alla sisuloome, sisuturundus, pressiteated, ehk siis inimesed, kes ei pruugi olla veel meiega, meie toodete, meie brändiga kuidagi kursis, aga me tahame nendeni jõuda läbi erinevate kanalite. Ja jõuame tagasi selle eelnevalt näidatud joonistuse juurde, kus meil on siis 4 kliendi etappi, ehk siis inimesed, kes on potentsiaalsed kliendid, kes juba mõtlevad konkreetse toote ostule, on valmis ostma ja kes on meilt juba ostnud, olemasolevad kliendid. Ja reklaamikanalite mõttes ka, reklaami ja turunduskanalite mõttes, me saame erinevaid kanaleid kasutada. Ehk siis kui on potentsiaalsed inimesed, kes hetkel veel isegi ei mõtle selle toote või tootegrupi peale, siis me ei saa loota, et nad lähevad Google'isse ja teevad otsingu. Ehk siis me peame kuidagi inspireerima neid, et nad saaks aru, et neil on see vajadus võib-olla tulemas ja nad uuriks kohe lähemalt. No näiteks siin, milliseid kanaleid saaks kasutada. Esimeses etapis me saame kasutada Google Adsi bännerreklaame või siis YouTube'i reklaame, kus me saame, meil kliendi profiil on paigas, me teame huvisid, me teame umbes, millised nad on, me saame selle järgi sihtida. Kui inimene juba mõtleb konkreetse toote või tootegrupi peale, siis tuleb mängu ka otsingud, ehk siis orgaaniline otsing, Google Ads otsingureklaamid ja me saame seal ennast esile tuua. Kui inimene on juba valmis ostma viimases etapis, siis me saame temani jõuda näiteks läbi erinevate taasturunduste kanalite. Ja inimesed, kes on juba meie kliendid olnud, nendeni kõige lihtsam jõuda läbi uudiskirja või sotsiaalmeedia. Siin on mõned soovitused meediaeelarvete ja meediaeelarvete planeerimise osas. Ehk siis, kui on rohkem aega, täna Musta reede kampaaniani ei ole enam nii palju aega, et saaks vaikselt arendada ja kasvatada,
siin peab minema varasema kogemuse pealt ja enam-vähem teadma, mis need suurusjärgud on. aga kui me planeerime näiteks järgmise aasta kampaania peale, siis tasub pigem alustada väiksematest eelarvetest ja vaadata, millised sihtimised, reklaamid, kujundused paremini resoneeruvad erinevate sihtgruppidega. ja kui me näeme, et mis töötab, siis sinna rohkem eelarvet suunata. Digiturunduse suur pluss on see, et meil on datat nii tohutult palju ja me peame seda kasutama ja kui me oskame seda kasutada, siis sealt võivad tulla väga suured võidud. kui me hindame kampaania tulemusi, siis tahes-tahtmata tekib tahtmine vaadata klikihinda, kui palju me maksame liikluse eest ja näitamiste eest, aga see päeva lõpuks ei ole üldse oluline. kui reklaamiplatvormid on suutelised meile väga hea konversiooni hinnaga tooma kliente, kus on hea return on ad spend ja muud näitajad, siis ei ole tegelikult vahet, palju ma kliki eest maksin. alati tasub uusi kanaleid, reklaamitüüpe testida. kui sul ongi enda kliendi profiilid paigas, siis sa saadki jälgida seda, milliseid kanaleid need kliendid kasutavad. kui on uued sotsiaalmeediavõrgustikud tulemas, see annab sulle kohe mingi indikatsiooni, kuhu tasub võib-olla rohkem vaadata, kas siis orgaanilise või makstud poole pealt. ja iga kampaania lõpus tasub vaadata üle andmed, mis töötas, mis ei töötanud ja teha oma järeldused. siin on ka näide reklaami meedia eelarvest ühe kampaania lõikes ja mingid numbrid, mida ma tasun vaadata. kindlasti osad teist teevad seda juba väga põhjalikumalt, aga kes nii palju numbritesse ei vaata, siis siin on väike soovitus. näiteks, kui meil ongi reklaami eelarve, me teame kliki hinda, sealt tuleb lehele liiklus ja me teame ajalooliselt ka konversioonimäära ehk siis mis protsent külastustest lõpub ostega. me saame prognoosida seda käivet, mis meil võiks tulla mingi investeeringu peale. näiteks kui me investeerime 200 eurot Google Adsi otsingu reklaamidesse, klikina 22 senti, siis selle liikluse pealt ja selle konversioonimääraga me teenime 2000 eurot käivet. samamoodi Facebookis 300 euro pealt tuleb 220 eurot käivet ja teistel kanalitel ka. ja siis me saame ka kokku panna, et kui palju me kulutasime kokku kampaania peale ja mis see käive sealt täpselt tuli. ehk siis antud juhul, kes ROAS-is jälgib, siis siit tuleb juba päris kena ROAS meil terve kampaania peale kokku. eesmärgid ja võtmemõõdikud. me peame kampaaniaid mõõtma, nagu mainisin, siis andmeid on palju, aga andmete kogumine kui selline ja see, et veebilehel, veebipoel on Google Analytics küljes, see meile väga palju ei anna. me peame aru saama, mis on see kliendi teekond, me peame seadistama, mida me soovime mõõta. ja siis me peab olema ka endal mingi raamistik, mille järgi me otsuseid teeme nende andmete baasil. mida kindlasti tasub silmas pidada ostude puhul, kui ongi, me teame, et ostuteekonnad pigem on pikad, inimestel on väga lihtne interneti kaudu otsida, võrrelda erinevaid pakkujaid ja erinevaid tooteid, siis neid kokkupuutepunkte lõpuks enne ostu tekib küllaltki palju. no näiteks siin on puhtalt otsingu baasilt tehtud näide, et kui inimesel tekib üldine soov, ta teeb üldise otsingu mingil teemal. kui ta jõuab nagu lähemale sellele, et okei, see on see toode, mida mul vaja on, siis tal tekib mingi nägemus, et milline see toode peaks täpselt olema, mis just talle sobiks. ehk siis ta hakkab konkreetsemat otsingut tegema. kui tal on selge, millist toodet ta täpselt tahab, võib-olla ta on mudeli välja valinud, brändi välja valinud, siis ta ilmselt uurib, kellelt seda saab osta. millised poed seda müüvad, võrdleb erinevaid poode, erinevaid hindu. kuni lõpuks jõuab tellimuseni ja loodetavasti tuleb sealt ka jätkutellimus lõpuks. aga just, et kui me teeme kampaaniaid, siis me peame aru saama sellest, et see teekond on suhteliselt pikk ja neid kokkupuutepunkte on päris palju. iga klikk mitte kunagi ei lõppe ostuga
ja vahel see, et ongi seal 5 klikki ees, 5 külastust eest, see on täiesti normaalne. Aga me peame siis oskama ka juhtida enda turundustegevusi ja meediakulutusi vastavalt seda arvesse võttes. Turunduses me räägime konversioonidest hästi palju ja on laias laastus 2 tüüpi konversioone. On mikrokonversioonid, mis on siis just need mingid väiksed tegevused teekonnal, mis annavad indikatsiooni, et inimene on jõudmas lähemal oma otsusele ostu osas. Ehk siis uudiskirjaga liitumine väga selgelt näitab, et inimesel on huvi ja usaldus brändi vastu ja ta tahab teada, milliseid pakkumisi tulevikus tuleb. Samuti Facebooki lehe jälgimine, videote vaatamine, mingite konkreetsete veebilehe alamlehtede vaatamine, kontaktilehe külastamine. Ja neid me kutsume mikrokonversioonideks. Need ei ole meie lõppeesmärk, aga need on väga olulised signaalid sellel teekonnal. Ja neid me saame ka kasutada näiteks taasturunduseks, et kõik inimesed, kes liituvad meie uudiskirjaga või vaatavad mingit konkreetset alamlehte, me saame neile saata eraldi sihitud sõnumeid ja reklaame. Ja makrokonversioonid, need on meie suured lõppeesmärgid. Kui tegu on veebipoega, siis hinnapäringu esitamine, siis ostu sooritamine ja kui tegu on teenusettevõttega, siis hinnapäringu esitamine. Esimesel juhul siis meie eesmärk on kaasatus ja teadlikkus ja teisel juhul käive ja päringud. Ja siin on samuti erinevate turunduskanalite fookus võib olla täiesti erinev, et mingid kanalid me kasutamegi puhtalt selleks, et luua kaasatust, usaldust, teadlikkust meie brändist ja me ei mõõda otseselt ostusid seal kanalist, sest me teame juba ette, et see ei ole selle kanali eesmärk. Ja on teised kanalid, kus väga konkreetselt me teeme seda, et need ostud koju tuua. Noh, siin näide võib olla see, et meie Facebooki leht ei pruugi olla see, mis on otseselt ostule suunitletud, see loob seda kaasatust, me saame enda jälgijatega suhelda, aga otsingureklaamid on need, mis peavad meile tooma müügi ja kust me tahame mõõta väga täpselt, kui palju me investeerisime iga ostus saamiseks. Ja siin ka mõned näited veel mõõdikutest. Ma olen ise jaganud nad 3 kategooriasse. Esiteks sõnumi levitamise mõõdikud, liikluse kvaliteedi mõõdikud ja kolmandaks konversiooni mõõdikud. Levitamise osas me tahame aru saada, kui palju me enda sõnumit, reklaame, postitusi näitasime, mitme inimeseni see jõudis, mis oli see kaasatuse määr ja klikimäär. Liikluse kvaliteedi osas vaatame näiteks kaasatuse määra ka, aga nüüd juba veebilehel, mitte sotsiaalmeedias näiteks, külastuste pikkust, lehe vaatamisi külastuse kohta. Ja konversiooni osas mõõdame konversiooni määra, ehk siis mis protsent külastustest lõpeb konversiooniga, siis ostu või vormi täitmisega, mis tuli ühe konversiooni hinnaks, ühe konversiooni väärtuseks ja mis see maht oli lõpuks koos. Sest sellest pole ka lõpus kasu, kui me toome väga hea hinnaga, aga väga vähe konversiooni, et kõik peab balansis olema. Ja mõned soovitused eesmärkide võtmemõõdikute osas, alati võrdle suhtarve, mitte absoluutarve, annab palju parema ülevaate. Tunneta, kui pole piisavalt andmeid, et otsuseid teha, et kui su reklaami on näidatud ainult 50 korda ja sealt pole ühtegi ostu tulnud veel, siis ilmselt sa võid lasta veel seda reklaami joosta, et näha, et see on liiga vähe, et anda mingit tugevat signaali selle edukuse osas. Alati kontrolli, mis perioodi andmeid vaatad, Google Analyticsis või reklaamiplatvormides. Vahel juhtub, et jätad vale perioodi ja siis on andmed täielik sodi ja tegelikult ei anna sulle sisendit mingite otsuste tegemiseks. Ja alati, kui kasutad Google Analyticsit ja teed kampaaniaid väljaspool Google'i ökosüsteemi, kasuta UTM tag'e, et sa saaksid väga selge informatsiooni, millised sõnumid, millised reklaamid, millised platvormid, veebilehed,
kuidas töötavad, kust tulevad ostud, kust tulevad aktiivsed kasutajad või mis kanalid ja reklaamitüübid kohe üldse ei tööta, et sa oskaksid korrigeerida oma kampaaniaid selle baasil. Ja viimase teemana räägime natuke ka aja ja tegevuste planeerimisest. Mõned soovitused siin ettevalmistamisel ja läbiviimise osas. Kui kasutate väliseid partnereid, näiteks fotograafe, arendajaid, tasub alati sisse panna mingi ajaline puhver või või omada ka erinevaid alternatiive, et kui üks fotograaf ei saa tulla homme kontorisse, et uutest toodetest pilte teha Musta Reede kampaaniaks, mis peavad 2 päeva pärast laivi minema, siis on olemas keegi teine, kellele helistada ja see asi korda saada. Arvesse peab ka võtma seda, et reklaamikeskkondadel vahel võib päris kaua aega võtta, et reklaamid heaks kiita. Et kindlasti hoia seal 1 või 2 päevast puhvrit, et sa saad alati reklaamid üles laadida ja pausile panna ja siis, kui tuleb õige aeg, siis kas automaatselt või käsitsi need reklaamid laivi lükata. Kui sa soovid kasutada taasturundust, retargeting, remarketing, kus sul peavad olema erinevad listid loodud enne, siis pead võtma arvesse, et listide kogumine võtab aega. Kui sa tahad sihtida kõiki inimesi, kes on käinud su veebilehel viimase 30 päeva jooksul, siis sa pead seda listi hakkama koguma 30 päeva enne kampaania algust, et ta saaks neid andmeid kokku koguda. Ja enne kampaania algust eelmisel õhtul alati kontrolli üle kõik maandumislehed, erinevad kliendi teekonnad, mis sul kampaaniasse on sisse ehitatud, et ei oleks mingeid probleeme linkidega, tehnilisi probleeme lehtedega ja nii edasi. Ja siin on ka näide kampaania ajakavast, ehk siis kui meil on 2-nädalane kampaania, siis 10 päeva enne me võime alustada näiteks analüüsiga, otsustame ära, milliseid tooteid kasutame, milliseid allahindlusi, siis me saame tootefotod ette valmistada, sõnumid välja mõelda, maandumislehed paika panna, reklaamid seadistada erinevates keskkondades, uudiskirja luua ja siis kampaania ellu viia. Ja kui tulebki teil näiteks Musta Reede kampaania nüüd, siis ma soovitan sellise plaani varem paika panna ja panna sinna ka sisse just need ettevalmistavad tegevused, mis tihti jäävad sellest kampaaniaplaani skoobist välja, et vahel tehakse küll nagu meediaplaani, et kus on nagu kampaania tegevused sees, aga just see, et see ettevalmistav faas oleks ka väga selgelt paigas, et millal, mida, kust on sisendiks vaja, millal, mida, kus keegi teeb, et see asi saaks õigeks ajaks valmis. Kokkuvõtteks, kui sa lood kampaaniat, pane selgelt paika, kellele, mida sa pakud, millised on need sõnumid, millega sa suudad sellest suurest kampaaniamürast läbi murda ja hoia seda fookust. Ole teadlik konkurentide tegevusest, pakkumistest. Me vaatasime 2 tööriista, kus sa saad suhteliselt palju infot selle kohta ja ole valmis võitlema. Selged sõnumid on väga olulised, et need läheks kokku klientide ootustega, oleksid atraktiivsed just selle konkreetse kampaania ja kampaaniatüübi lõikes. Testikanaleid, lähenemisi, alati õpi, mis toimib, ole valmis kasutusele võtma ja testima uusi kanaleid. Andmed on kuld, kogu neid, aga mõtle ka välja, kuidas sa neid kasutad ja mis hetkel ja kuidas nad sinu otsuseid mõjutavad. Ilusad dashboardid omaette suurt väärtust ei paku, nad peavad olema väga konkreetselt sisend mingitele otsustele ja selles, et sina paika panna. Ja võta aega ettevalmistuseks ja planeeri see ettevalmistusfaas ka väga selgelt ette ära. See on kõik minu poolt. Nüüd ma annan sõna üle Evelinile. Ja, aitäh Taavi selle väga sisuka ja väga praktilise ettekande eest. Ja nüüd siis, kui teil on täpselt teada, kuidas oma sihtgruppi leida ja kampaania üles ehitada, siis loomulikult tekib üks väga praktiline küsimus. Kust leida see eelarve, et kõike seda ka päriselt ellu viia?
ja siinkohal tulebki nüüd mängu soft loans. just et tegemist pole siis tavapärase laenutootega, vaid see on käibepõhine rahastus ja põhierinevus, mis on traditsioonilise laenuga võrreldes see, et meie tootel puuduvad igakuised arved ning tagasimakse graafik. selle asemel me lepime kokku siis tagasimakse määra ehk igalt e-poe müügilt protsent arvestatakse laenu tagasimakseks. Lisaks me ei nõua ka füüsilist tagatist, mida just tihti e-kaubanduse ettevõtetel pole pakkuda ja oleme teinud ka hinnastuse läbipaistvaks. nimelt puudub meie tootel intress, oleme selle asendanud ühekordse lepingutasuga, mille me arvestame siis kohe alguses laenusummast maha ja ühtegi muud peidetud tasu, kulu, viivist mitte midagi ei ole. Laenutaotluse täitmine võtab aega paar minutit ja pakkumise koostame 24 tunni jooksul. Järgnevalt siis räägin, kes saab rahastust taotleda ning näidistingimused. Et rahastust saavad taotleda siis kõik e-poed, jaemüüjad, igasugused teenusepakkujad, füüsilised poed. Peaasi on see, et vähemalt 3000 eurot oleks keskmine igakuine käive ja et ettevõte oleks tegutsenud vähemalt 6 kuud juba. Ja siin on siis välja toodud näidistingimused, et kui laenusumma on 12 000 eurot, siis arvestame koheselt maha lepingutasu, näiteks 10%. Ettevõtte kasutusse tegelikult jääb siis 10 800 eurot ja kogu tagasimakstav summa on jätkuvalt 12 000 eurot. Ja tagasimaksmine toimubki täpselt siis sellises tempos, kuidas toimub reaalselt müük. Et igalt e-poe müügilt arvestame näiteks 15% laenu tagasimakseks ja siis nii kaua, kuni see 12 000 eurot on tagasi makstud. Ja siia siis sõlmidagi see kokku eelnevaga, et millest Taavi rääkis ja tahtsin veel lisada siia ka ühe mõtte, et ma hästi tihti kuulen eriti veel traditsioonilisemate äridega tegelevate ettevõtete juhtide käest, et mina küll ei kasutaks välist rahastust mitte kunagi turunduseks. Aga kogenud e-poed teevad seda tegelikult väga läbimõeldult, sest kui kampaaniad juba töötavad ja sõnumid on testitud, siis lisaeelarve annab tulemusi üsna kiiresti. Ja tegelikult ei ole see üldse riskikäik, pigem on see väga selgelt mõõdetav investeering. Et kui te täiendate varu, siis see varu müüakse ära. Kui te lisate eelarvet kampaaniale, mis juba töötab, siis see reklaamikulu tasuvus on kohe näha. Ja kui te laiendate tootevalikut, siis kampaania järgi tuleb tulu üsna kiiresti peale. Et e-kaubanduses liigub raha samas rütmis nagu müük ja just seetõttu kasutataksegi seda käibepõhist rahastust strateegiliselt, mitte hädapõhiselt. Ja rohkem saab lugeda siit Montonio kodulehelt. Seal on ka kontaktivorm, et kui täidate selle ära oma küsimustega, siis saan mina need endale ja saan vastata teile ning ka rahastust saab taotleda sealt samalt lehekülje pealt. Aitäh! Aitäh! Ja enne kui lõpetame, siis väike link ka, et kes tundis, et turundusteemad olid põnevad, aga mõni asi tahaks veel täpsustada või ongi mingi konkreetne teema sinu enda ettevõtte kontekstis, mille osas tahaks nõu küsida, siis siin on link ja järgmisel nädalal ma olen valmis enda aega siis panustama 30 minutit ja võime lähemalt vaadata. Aitäh kõigile, kes osalesid täna ja loodetavasti saame kohtuda samasuguses vormis veel tulevikuski. Aitäh kõigile!